Meil on külas Lenna. Tere hommikust, Lenna. Tere hommikust. Aasta aega tagasi tuli välja album. Esitluskontserdid on nüüd. Kas see on olude sunnil nii või on see tahtlik ja teadlik tegevus? No see on natuke ikkagi olude sunnil, et eraelus oli mul tähtsamaid asju. Ma otsustasin, et ma eelmisel sügisel suure beebikõhuga ei taha niimoodi kõvasti rokkida, et oleks mõnus ja hea endal laval nautida, siis lükkasime natukene edasi. Nii et nüüd tulevad 6. ja 14. Tallinnas, eks ju, 6. Tartus, 14. Tallinnas. Täpselt nii. Plaadides muusikat tuleb esitusele veel rohkem või? Veel rohkem ikka, et kokku on ju mul 4 stuudioalbumit ja tegelikult kontserdil saabki kuulata lugusid kõikide albumite pealt, et ei jää meil miskit olulist, ma arvan, tegemata ja võib-olla isegi mõned üllatused, mõned lood, mis ei kõla väga tihti või mida pole ammu mänginud, nii et saab olema, ma arvan, niisugune mõnus. Kuidas sa seda 4. plaati iseloomustaksid siis, kui sa mõtled oma muusikalisele arengule ja rännakule läbi nende plaatide? No ma ütleks, et natuke nagu alguse poole tagasi, et sihuke rokkilikum on see 4. album kindlasti. Erik Kammiste on, ma arvan, süüdi selles, kes oli peaprodutsendiks. Aga ma ise ka tundsin, ma olin nagu valmis jälle natuke rohkem energiat panema, et kui vahepeal olid sellised võib-olla siuksed õrnemad ja sihuke naisenergias olemine, siis nüüd ma jälle nagu tahaks rokkida, et siis sai selline plaat. Et see ongi, et ühest asjast natukene nagu tüdined või väsid ära, siis on vaja mingit muud asja teha ja siis võib-olla jälle ringiga tagasi tulla. Ma arvan, nii see küll on, jah, et mulle ikkagi endal on vähemalt see, et tahaks ennast üllatada kogu aeg ja tahaks tegelikult ju ka publikut üllatada. No vist see rokkimise soov on päris suur ju, Vanilla Ninja möllab ka täiega, et seda tuleb nagu nüüd tuleb igalt poolt. No nüüd tundub, et nüüd nagu sai vist see uks lahti tehtud, et nüüd rokime. Ja rokite ka Eesti Laulul Vanilla Ninjaga. Sellest me peame täna rääkima, see on ju värske uudis. See sai kinnituse alles siin eelmisel nädalal. Kui oluline see päriselt on? Sa oled nii kogenud tegija, et Vanilla Ninjaga või üksinda. Kui oluline just see on, et selle koosseisuga, selle pundiga olete Eesti Laulul? No väga oluline, sest me võtsime sellise eesmärgi endale aasta tagasi umbes. Me otsustasime Sven Lõhmusega, et võiks ju teha loo ja võtsimegi sihiks teeme Eesti Laulule ja leppisime kokku, et lähme ainult siis, kui on nii tugev lugu, et võiks ju minna lõpuni, ehk siis võita, on ju. Ja me siis järelikult nii arvasime kõik koos, et tasub saata. Ja tegelikult on 20 aastat möödas sellest, kui me Vanilla Ninjaga olime Eurovisioonil Kiievis, Ukrainas. Ja 20. See nõudne ja ärme sellest üldse. Aga no see oleks lahe, kui me saaks ka Eesti eest minna. No me tegelikult laulust veel rääkida ei saa, me ei tohi seda teha, lihtsalt meie võime sinu käest küsida, aga sina ei tohi mitte midagi selle kohta vastata, eks ju. Aga küsimuse peale, et kas see on selline ninjalik ikkagi või? On ikka. On jah, selge. See on ikka äratuntav ninja. No varsti need lood juba kõlavad ka ja siis lihtrahvas kuuleb. Ma ootan ka väga suure huviga, et see, et Vanilla Ninja, see on huvitav fenomeniks, et see läheb endiselt inimestele korda, et mitte, et ta ei peaks minema, aga te olete seda tõestanud, et ta läheb ikka inimestele peale endiselt. No tundub, sest et igal pool, kus ma praegu käin, siis tahetakse ikkagi sellest väga rääkida ja kuidagi ollakse väga huvitatud. Aga kas tahavad need, kes on juba nii-öelda 20 aastat tagasi sellega tuttavad või tegelikult on uus põlvkond peale tulnud? Mulle tundub, et pigem need, kes on olnud meiega kasvanud, et need on nagu kõige rohkem nagu teemas. Aga räägime sellest, miks sa oled täna siin. Kui palju sa üldse kõigi nende toimetuste kõrvalt muusikule pühenduda saad? Näiteks sellele, mida sa praegu teed, see sinu oma bänd, see sinu oma plaat, et sa nüüd ju lõpuks jõuad ende esitluskontserditeni ka. Ja tegelikult mult hiljuti küsiti, et kui ma peaks oma elu niimoodi protsentideks jagama, et millega ma nagu kõige rohkem tegelen ja kui palju miski saab minult tähelepanu, siis no 60% olen ma hetkel ikkagi ema ja sinna kõrvale siis tulevad Ilmaveere, bänd, minu enda bänd, nüüd ka tuli Vanilla Ninja sinna tagasi, et eks ma ikka saan teha asju, aga täpselt nii palju, et kuskilt keegi ei kannataks. Juhal vaatab lihtsalt bändi, kes seal on. Teil tundub, et tulevad head kontserdid, eks ole. Vaata, siin energia on teil täna hommikul olnud küll. Vaadake, mis mehed mul seal on, et Bent Järve, Reigo Ahven ja Martti Tärn ja Madis Muul tegelikult kontserditel ka meiega. Ja tegelikult see on ka ainus võimalus ansambel Lennart täiskoosseigus sellel aastal veel kuulata. Need 2 korda Tartus ja Tallinnas. Homme Tartus ja 14. Tallinnas. Nii et kasutage võimalust. Ja see lugu, mis nüüd kõlab? Mulla alla. Ütled sa paar saatesõna, lihtsalt, et võib-olla kuule siis, aha. Ja, no see räägib sellisest suhtest, mis on täis kirge ja valu ja vihkamist samas sama palju ka armastust.
Äge. Väga hästi öeldud. Lenna, ole hea, mine oma bändikaaslaste juurde. Meil on väga hea meel, et meil on täna külas Lenna oma bändiga. No ja tõesti, no vaadake, millised mehed ja milline naine, meil on tõesti hea meel. Suurepärast muusikat tuleb. Meie täna hommik